Meie oleme Festera ning me muudame rohelise eluviisi nii põnevaks ja mugavaks, et sellest saab elu loomulik osa. Istuge, ma annan teile 30 sekundit. Rääkige, mis teid siia tõi. Tere, minu nimi on siis Joonatan, mina olen sellisest ettevõttest nagu Festera ja tänasest saab prügi sorteerimisest sinu hobi. Meie tooteks on siis biokast, see on selline prügikast, mis mikroobide taimel lagundab biojäätmed huumuseks, tees seda sinu enda köögis ning ilma lõhnata. Ja inimestele ei meeldi prügi sorteerida. Ja biokast teeb siis sellest põneva protsessi, kus sa saad jälgida, kuidas su jäätmed saavad kiiresti osaks loodusest. Ja seejuures biokasti kasutamine, kui biokasti kasutada aasta aega, see säästab keskkonda sama palju, kui kuuks ajaks loobub enda autost. Ja täna on biokasti tellimist tootamis juba 200 inimest 8 riigist. Nii et me oleme tõestanud, et mis teil valmis on? Hetkel me oleme jõudnud prototüübist töökindla tooteni ja hetkel me valmistame masstootmiseks, et siis nendele 200 kliendile kätte toota selle. Kui suur see on? Ta on umbes köögi tasapinna kõrgune, ehk siis teda saab kasutada tööpinnana ja integreerida näiteks köögi tasapinna kõrvale. Jah, täpselt. Kui palju sinna biojäätmed sisse mahub? 40 liitrit. Ehk siis see on just täpselt sobiv selline keskmisele 4-liikmelisele perele, kes siis peab seda kord 2-3 kuu jooksul tühjendama. Ja mis sealt välja tuleb siis? Huumus? Ja huumus, mida saab siis näiteks koduaias või kasvuhoones ka lillepotis väetisena kasutada. Mul ei ole ühtegi neist, mis ma teen selle huumusega. Ja see on üks meie eesmärk, arendada välja siis selline community, kus siis need, kes soovivad endiselt prügi sorteerida, saaksid siis enda tehtud huumuse näiteks linnast talupidajale toimetada. Kuidas seda tühjendatakse? See peab siis ootama, kuni biokast saab täis, ehk siis 2-3 kuud. Ja me oleme sinna siis, see on siis selline, koosneb kahest kastist tegelikult, et sa saad selle sisemise kasti mugavalt sangadest välja tõsta ja siis seda näiteks aiatöödel kasutada. Ma ei jõua tõsta 40 kilo. Ei, see on 40 liitrit tegelikult. Noh, see palju, see on 30 kilo ta ikka on. Natuke vähem tegelikult. Palju? No ma ei jõua 20 kilo, sa saate mõttest aru, see on liiga raske. Jah, aga jah, tegelikult on niisugune süsteem ka, et me saame teda, see on tulevikus, me tahame arenduses teha nii, et sa saad seda väikeste pakkidena ladustada kõrvale. Ehk siis tegelikult sa ei pea ka kogu seda raskust korraga ära tassima, vaid sa saad siis seda nagu osaliselt võtta sealt ära. Miks see haisema ei hakka? Need samad mikroobid, mida ma mainisin, mille toimel siis kast töötab, et nad siis seovad süsinikku, millest siis tekibki hais ja seetõttu seal kastis ei teki haisu. On see 100% kindel? Jaa, 100%. Kui ikka tekib, mis te siis teete? Ei teki. Sellepärast meil ongi praegu pool aastat testimisperioodi olnud, et muuta siis toode igale tarbijale turvaliseks ja töökindlaks. Mis siis juhtub, kui sinna kogemata mõni kilekott sisse satub? Ja, et meie üheks eesmärgiks ongi teadvustada, mida üldse, kuidas prügi sorteerida. Ehk siis sinna tõesti lähevad ainult biojäätmed ja selle kasti kasutamise juurde käib see, et meie poolne teadvustamine kliendile, mida üldse saab, mida üldse loetakse biolagunevaks. Palju see maksab? 300 eurot. Kas see on ühekordne makse või te iga kuu tahate mingit raha saada ka selle eest? Ühekordne makse. Ja, et need samad bakterid, mille toimel see kast siis töötab, et neid saab meie käest mugavalt juurde tellida. Umbes 3-4 kuu tagant tuleb neid. Palju see bakterite komplekt maksab? 20 eurot. Mis siis juhtub, kui see kuskile vedelema jääb mu lemmikloom või laps selle kogemalt ära sööb? See ei ole tegelikult tervisele ohtlik, aga jah, see ei ole endiselt nagu söödav. Aga jah, sellepärast me olemegi pakendanud need siis vastavatesse anumatesse ja vastavate hoiatuskirjadega, et see ei satuks näiteks lapsele või siis loomadele. Kus ma tean, et oota, ma seda ei küsi. Mulle öeldakse, et see näeb kole välja. Nii. Ma ei taha koledat kasti endale koju. See ei ole tegelikult, me oleme disainieelistustega ka väga palju vaeva näinud, et vastavalt leida inimesele sobiv lahendus. Inimene saab valida 60 värvitooni seast, et see nii-öelda koju integreerida. Ja disain on tegelikult väga suur osa meie brändist, ehk siis ta on puidust kast ja põhjamaine disain ja naturaalsus on see väga oluline osa. Kui mul on kodus väga idamaine disain, väga ma armastan barokki ja lilli ja sellised asju. Siis me saame vastavalt kliendi eelistustele vastu tulla.
selles suhtes, kui tal on mingi erisoovid. Kes seda toodab? Me toodame Tartumaal neid, Tartumaal ja Võrus me teeme prototüüpe ja põhimõtteliselt mööblitšehhid. Mis on see teie teadmine, mis teie sinna konkreetselt sisse panete? Me oleme loonud selle kombinatsiooni siis, ehk siis need bakterid ja see kast, et kast, kumbki saa töötada siis ilma nagu teiseta, ehk siis kast loob sobivad tingimused nendele bakteritele, et nad saaksid oma tööd teha. On see ainult väga keskkonnateadlikele inimestele? Ei ole kindlasti, et tegelikult see on kõigile ja Euroopas just järjest enam muudetakse prügi sorteerimist siis kohustuslikuks ja Kust te need bakterid võtsite? need pärinevalt koostööpartnerilt siis, kes Eestist, kes siis tema ei tegelenud nende nii-öelda see produkt ei olnud sellel eesmärgil ja siis meie hakkasime seda esmakordselt siis sellisel kujul kasutama. Kas absoluutselt kõik biojäätmed, absoluutselt kõik toiduained sobivad sinna sisse? Tegelikult mitte, et me töötame praegu sellel teel, et seal saaks ka loomseid jäätmeid lagundada. Et hetkel tõesti seda roiskumisprotsessi ei ole kuidagi võimalik ära hoida. Et liha asju ma sinna üldse panna ei saagi või? Ma pean veel ikkagi biojäätmed ikkagi eraldi sorteerima selle ka ja Te tekitate inimestele jama juurde? Ei tekita tegelikult, et tõesti prügi sorteerimine on väga süke ebameeldiv protsess. Isegi kõik bioloogilised jäätmed, kui sa sorteerid, nad pannakse tavaliselt kuskile ämbrisse ja see saab ruttu täis esiteks ja see hakkab haisema. No jah, aga ma neid kala ja liha ja selliseid asju ma ei saa sinna kasti ikkagi panna, jah? Ja hetkel veel mitte, aga me töötame selle poole, et saaks panna. See on meie eesmärk. On see reaalne? Jaa, see on reaalne. Aitäh! Aitäh!